tere! Täna on siukene poolnalja teema, aga mitte ka päris. Ühesõnaga, et kui nagu sotsiaalmeediat uskuda, kõiki neid videosi vaadata, mis siin 3 päeva tagasi oli, 3-2 päeva, siis võiks reaalselt uskuda, et seal mingi Prantsusmaa kukkus pärast ühte jalgpallimängu lõplikult kokku. Eiffeli torn põles maha, riik hakkas olemast, Euroopa tsivilisatsioon tõmbas viimase hingetõmbe ja järgmine loogiline samm oleks ilmselt see, et Ida-Euroopa riigid hakkavad Prantsuse põgenike piirilt tagasi saatma. Et saaksid aru, millest ma räägin, siin on need on veel hästi palju, aga siukesed huvitavad videoklipid, mida meile kõike näidatakse. Erinevad NBC News, mis on juba uudistekanalid ühesõnaga, näitavad igasuguse asju. Ja siis ka muidugi siukene väga ilus onu, kes räägib meile. Paris is burning. One confirmed death and over 780 people have been arrested with many. Ma arvan, aitab küll, saate aru küll. Ühesõnaga. See on see, mis muljet siis üritati luua, aga nagu tavaliselt pildid natukene vähem, nii-öelda apokalüptilisem. Jah, Prantsusmaal toimusid pärast jalgpallimängu rahutused ja olukord oli halb, oli vägivalda, oli vandalismi, rüüstamist ja autosid põletati. Aga ei, Eiffeli torn ei põlenud maha, Prantsuse riik ei kadunud kaardilt ja Euroopa Liidu üks peamisi nii-öelda mootoreid töötab endiselt edasi. Mis tähendab, et ka meie saame tõenäoliselt veel mõnda aega nautida Prantsuse poliitika järelmõjusi ja nii edasi ja nii edasi. Paberil ja uudistes oli kõik muidugi dramaatiline. Interneti meil armastab kaadreid, kus suits tõuseb, politsei liigub ja keegi kuskil midagi karjub. Kui sellele lisada veel mõni tehisintellektiga tehtud pilt põlevast Eiffeli tornist, siis ongi valmis lugu sellest, kuidas Prantsusmaa kukkus kokku. Tegelikult küsimus on huvitavam, et mis seal päriselt juhtus ja veel tähtsam, miks sellised sündmused Prantsusmaal nii kiiresti üle käte lähevad. Kõige lihtsam oleks nii-öelda valida valmis seletus. Parempoolselt on seletus, et süüdi on massimigratsioon, multikult ja ühiskond, mis ei suuda enam ennast koos hoida. Vasakpoolsetel on oma seletus, süüdi on vaesus, ebavõrdsus ja liiga vähem maksustatakse rikkaid ja politsei on liiga karm. Jah, eks mõlemas seletuses võib olla mingi killuk reaalsust. Aga kumbki ei selgita nagu kogu pilti. Ja kui probleem on keerulisem, siis loosungitest tavaliselt ei aita. Kuigi loosung sobib Twitterisse paremini, sest seal pole nagu nii väga palju ruumi mõelda. Aga alustame siis kõige lihtsamast asjast. See oli jalgpalliga seotud rahutus. Vanasti oleks seda lihtsalt nimetatud huligaansuseks. Euroopa ajalugu ei alanud eile ja jalgpallirahustused ei tekkinud alles siis, kui Euroopasse tulid migrandid. Jalgpallihuligaanid olid meil ammu olemas ja nad tõenäoliselt ka jäävad ka tulevikku. Aga see ei tähenda, et kõik rahutused oleksid ühesugused.
küsimus ei ole ainult selles, et inimesed läksid pärast mängu tänavale. Küsimus on selles, milline ühiskondlik pinnas neid tänavaid parajasti ümbritseb. Suur rahva hulk ei ole üks organism. Kui tänaval on 10 000 inimesed, siis enamik neist ei ole seal selleks, et poode rüüstada või autosid põletada. Enamik on tavalised jalgpallitoetajad, nad tahavad tähistada, karjuda, laulda, võib-olla natuke liiga palju juua ja siis koju minna. Aga suur rahva hulk loob katte teistele. Kui keegi läheb tühjal tänaval poodi röövima, on ta väga nähtav. Politsei reageerib kiiresti, tunnistajaid on vähe ja põgeneda on keeruline. Kui tänaval aga 15 000 või 20 000 inimest, on olukord teine. Liikumine on takistatud, politsei ei pääse igale poole ligi, tähelepanu hajub, kaamerapilt on segane ja just seda kasutavad ära inimesed, kes ei tulnud sinna tähistama, vaid varastama, lõhkuma ja rüüstama. See ei tähenda, et kogu rahva hulk oleks kriminaalne. Vastupidi, probleem on selles, et normaalsed inimesed annavad tahtmatult katte neile, kes ootavadki hetke või hetki, kus kord korraks nagu hajub. Siis lisandub teine grupp inimesi, purjus ja narkojoobes inimesi. See ei ole ideoloogiline küsimus, see ei ole rahvuslik küsimus. Kui suur rahva hulk, tugev emotsioon ja alkohol kokku saavad, siis tõenäosus, et keegi teeb midagi rumalat, tõuseb kiiresti. Enamik inimesi ei lähe kodust välja plaaniga autot põlema panna. Aga kui esimene auto juba põleb, muutub nii-öelda kogu õhkkond. Siin tuleb mängu vana katkise akna loogika. Kui ühes kohas on aken katki ja keegi seda ei paranda, siis annab see signaali. Siin ei hoolita, siin võib, siin ei järgne tagajärgi. Sama toimub rahutuste ajal. Kui üks auto põleb ja keegi ei sekku, siis mõne inimese jaoks muutub see nii-öelda lubavaks märgiks. Mitte sellepärast, et ta oleks sügava poliitilise manifesti läbi lugenud, lihtsalt sellepärast, et massipsühholoogia on vahel väga primitiivne. No jah, kolmas grupp on ideoloogilised aktivistid ja inimesed, kellel on juba enne tänavale tulekut konflikt riigiga, politsei või ühiskonnaga. Prantsusmaal on neid pingeid palju. On seal neid vasakradikaalseid rühmitusi, kelle jaoks politsei on alati vaenlane. On kogukondi, kelle suhe Prantsuse riigi ja sekulaarse ühiskonnaga on keeruline. Me teame, kes need on, aga jah. On inimesi, kes näevad igas politseireas mitte korda, vaid provokatsiooni. Sellises olukorras võib inimene tulla tänavale alguses tähistama, aga niipea kui politsei nähtaval ilmub, muutub tähistamine vastasseisuks. Algab sõimamine, siis lendab pudel, siis tuleb pipragaas. Ja nüüd ei ole rahva hulgas enam ainult need, kes tahtsid probleeme tekitada. Sest kui politsei kasutab jõudu suure rahva hulga vastu, siis saavad pihta ka inimesed, kes otseselt midagi ei teinud. Keegi tuli lihtsalt vaatama, keegi oli vales kohas, keegi sai gaasi, kuigi ise ei loopinud midagi, ega ei teinud midagi. Ja nüüd tunneb see inimene, et temaga on käitutud ebaõiglaselt. Neil on sõbrad, vennad, isad, emad, sugulased. Tal on keegi, kes küsib, et miks teda rünnati. Nii tekibki eskalatsioon. Mitte ühest põhjusest, vaid mitmest kihist korraga. Kriminaalid kasutavad kaost, purjusid inimesed lisavad nii-öelda rumalust. Ideoloogilised rühmad otsivad vastasseisu. Politsei reageerib. Reaktsioon tabab ka kõrvalisi inimesi ja iga uus samm annab järgmisele põhjuse. See on põhjus, miks lihtne vastus ei tööta.
kui öelda ainult, et süüdi on immigratsioon, siis jääb märkamata, et jalgpalli huligaansus, alkohol, kuritegevus ja massipsühholoogia olid Euroopas olemas ammu enne tänapäevaseid migratsioonivaidlusi. Kui öelda ainult, et süüdi on vaesus ja ebavõrdsus, siis jääb märkamata, et vaesus ei anna kellelegi õigust poode rüüstada, autosid põletada või tavainimeste vara hävitada. Päriselus on asi alati natuke ebamugav, need lihtsad loosungid, mis meile räägitakse. Ühiskond toimub siis, kui kuriteol on tagajärg. Mitte ainult teoorias, mitte ainult pressikonverentsil, aga päriselus ka. Võib võrrelda Poolaga. Poolal oli ka just hiljuti jalgpallimatš ja te olete ka näinud erinevaid pilte ja võrdlusi. Ma siin samas kirjutangi ja siis kohe leiame French football Express Poland. Te olete näinud igasuguseid pilte ise. Need on need asjad, mis on. Jah, et ikka meeldib nii-öelda inimestel nagu võrrelda, et näete massimigratsioon, seal prantslased, igasugused kehvad inimesed ja Poolas on kõik valged, kõik head inimesed ja nii edasi. Sest Poolas oli ka alkoholi ja emotsiooni, aga sama tüüpi rahutusi ei arene alati samamoodi. Aga miks siis ongi niimoodi, et näiteks Poolas ei olnud selliseid rahutusi nagu Prantsusmaal? Seda kasutatakse näitena, aga mis see põhjus on? Üks põhjus on ühiskondlik ootus. Kui inimene näeb kuritegu ja usub, et kurjategija peatamine toob talle endale rohkem probleeme kui kurjategijale, siis ta kõnnib minema. See on täiesti ratsionaalne käitumine ühiskonnas, kus vastutus on muutunud ebamääraseks. Igaks juhuks mainin, ma räägin Prantsusmaast. Kui aga ühiskonnas on selge arusaam, et varastamine, rüüstamine ja vägivald ei ole sotsiaalne norm, vaid kuritegu, siis on ka reaktsioon teine. Siis ei teki nii kergesti tunnet, et tänav on korraks kellegi nii-öelda teise oma. Et siis, et seal võib teha, mida soovid. Mingit vastutust ei tule. See ei tähenda, et Poola oleks täiuslik, see ei tähenda, et seal poleks probleeme, aga seal on nii-öelda tugevam ühiskondlik instinkt, et kord peab kehtima ja seadus peab olema kõigile sama. Ja siin ongi üks keskne mõte. Probleem ei ole ainult mitmekesisuses, probleem on riigi tahtes ja võimes seadust võrdselt rakendada. Kui riik hakkab mõtlema, kelle puhul võib seadust rakendada ja kelle puhul on poliitiliselt ebamugav, siis saavad inimesed sellest väga kiiresti aru. Politsei saab aru, kurjategijad saavad aru, tavakodanikud saavad aru. Ja kui tavakodanik saab aru, et tema peab reegleid järgima, aga mõni teine grupp võib tänaval rohkem lubada, siis usaldus mureneb. Mitte suurte sõnadega, vaid väikeste kogemustega. See on eriti ohtlik riigis, kus inimesed on juba niigi rahulolematud. Jalgpallimäng ise ei loonud Prantsusmaa pingeid. See lihtsalt avas hetkeks nii-öelda ventiili. Kui ühiskonnas on piisavalt rahulolematust, piisavalt usaldamatust ja piisavalt inimesi, kes ootavad võimalust oma viha välja elada, siis pole vaja väga suurt hädet. Täna see jalgpallimäng, homme võib olla see uus maks, ülehomme pensionireform, siis kütusehind, siis mõni
emotsionaalne juhtum, mida meedia võimendab. Prantsusmaa on seda varem näinud. Kollaste vestide ajal tuli sama muster palju suuremas vormis välja. Ja nagu ikka, kannatab kõige rohkem mitte süsteem, vaid tavainimene. Riik elab rahutused üle, poliitik saab ikka palka, ametkond teeb uue raporti, vajadusel laenatakse raha juurde, parandatakse tänavad ära ja kirjutatakse kriisiplaanile uus lisa. Aga kui sinu auto põleb, siis ei ole see abstraktne ühiskondlik protsess. Kui sinu väikest poodi rüüstatakse, siis ei ole see sotsiaalne pinge. See on sinu elu, sinu vara, sinu töö. Suur riik suudab kaos alla leinata. Väike ettevõtja ja tavaline kodanik sageli mitte. Sellepärast ongi selliste sündmuste puhul kõige küünilisem osa see, kuidas poliitilised leerid kasutavad kaost oma valimisjutus. Parempoolne ütleb, näete, multikultuursus hävitab Euroopat. Vasakpoolne ütleb, näete, kapitalism ja politsei vägivald tekitavad nii-öelda plahvatusi, sotsiaalseid pingeid. Mõlemad pooled saavad oma klipi, oma postituse ja oma moraalse võidu. Aga probleem jääb alles. Ja süsteemini see sobib suurepäraselt. Seni, kuni inimesed vaidlevad ainult oma vahel, ei pea keegi vaatama üles poole ja küsima, miks riik ei suuda korda tagada, miks inimesed ei usalda institutsioone, miks seadust ei rakendata kõigi suhtes ühtemoodi. Ja miks ühiskonnas on nii palju inimesi, kes ootavad järgmist võimalust tänavale minna. See võib olla kogu loogika olulisem osa. Prantsusmaa ei kukkunud selle jalgpalliraudse pärast kokku. Eiffeli torn seisab endiselt, turistid saavad seda endiselt vaadata. Eelistatud muidugi öösel, sest päeval on see ehitis natuke teistmoodi näeb välja. Ütleme niimoodi, öösel kui tuleb põleval, näeb see palju parem välja kui päriselt päeval. Aga raudselt näitasid midagi ebamugavat. Prantsusmaal on ühiskondlik pinge, mis vajab ainult päästik. Mitte tingimata suurt, lihtsalt piisavalt nähtavat. Seekord oli selleks jalgpallimäng. Ja kui järgmine kord tuleb mõni poliitiline otsus, uus maks, sotsiaalne kärbe või mingi emotsionaalne sündmus, võib reaktsioon olla suurem. Sest probleem ei ole ainult selles, et mõned inimesed käitusid pärast mängu halvasti. Probleem on selles, et liiga paljud inimesed elavad ühiskonnas, kus kord ei tundu enam enesest mõistetav. Usaldus riigi vastu on nõrk ja vastutus on hajunud. Rahvusriik ja toimiv ühiskond ei püsi ainult ilusate loosungite peale. Need püsivad lihtsatel asjadel. Seadus peab kehtima, avalik kord peab olema kaitstud, kuriteol peavad olema tagajärjed. Ja tavainimene peab tundma, et riik seisab tema mitte kaose poolel. Kui seda ei ole, siis võib ametlikult kõik kontrolli all olla. Tavaliselt tähendab, et kuskil koostatakse jälle uut kriisiplaani. Aga jah, näitab küll